Tere, head vaatajad ja kuulajad siin Äripäeva kontoris, kui ka kõik teie, kes te meid üle veebi vaatate või ka hiljem järgi kuulate. Mina olen Äripäeva börsiajakirjanik Kaspar Vira ning minu kõrval istuvad aasta investor Lev Tolgatšov ja Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik. Nüüd järgneva ligi 40 minuti jooksul vaatamegi peale siis turgudele ja peamiselt proovimegi siis aru saada, kuhu tasub ning kuhu ei tasu hetkel investeerida. Seda nii investor Toomase kui Swedbanki investeerimismängu raames kui ka pikemalt. Küsimusi on meil siin juba tulnud ja küsitakse ka 10-aastase perspektiivi osas, nii et kõik on lihtsad küsimused, probleemi vastamisega vast ei ole. Nii, aga alustaks äkki sellest, et pommuudistest Tallinna börsil viimase vähemalt 2 aasta jooksul, 2 päeva jooksul puudust pole olnud, et alustame kõige viimasest. Enefit Green ja Eesti Energia. Täna teataski siis ettevõte, et Eesti Energia teeb ülevõttu pakkumise Enefit Greeni aktsionäridele. Pakutakse aktsia kohta 3,4 eurot, mis võrreldes eilse Enefit Greeni aktsia hinnaga on ligi 46% rohkem ja ületab ka aktsia hinda, millega Enefit Green IPO tegi. Ja alustuseks teile siis lihtne küsimus, et on see Enefit Greeni aktsionäridele hea uudis? Jah, kui siin otsast minema hakata, ma arvan, et on hea uudis küll, et vaadata seda, et aktsia on täna 40% plussis on ju. Ja eks seda oli natuke siin see nädal juba tunda ka, et investorite nagu taluvuspiir on väga lähedal, et meil investeerimisjuttudes oli ka ikkagist tuli Enefit Greeni kohta palju küsimusi, et kaua võib, et juba nii pikalt on langetud ja see viimane see langus oli nagu väga järsk. Ja see kindlasti tekitab investorist sükest paanikatunnet, et nüüd aitab, et see taluvuspiir on käes, et müüks ära. Kindlasti mõned investorid ka müüsid eile ja see nädal ja võib-olla eelmine nädal ära, et need, kes nagu selle ülevõtmispakkumise suutsid ikkagist lõpuks ära oodata, et jah, nemad said nii-öelda rewarded, et selle aja ootamise eest tasu kätte. Et kohati, ma arvan, et see on hea uudis, et roheenergia sektoril ei ole siin hästi ikkagist läinud viimasel aastal ja Enefit Greenil ka, kui sa vaatad palju seal ettevõttel nagu laen on, et siis tõesti neil järgmised aastad oleks väga keerulised aastad olnud ja kõik need sellised suured investeeringud, projektid on nagu aastaid edasi lükkunud ja sealt ei tule nagu mingit revenue'd nii-öelda peale, et ma arvan, et see Eesti Energia õlekõrs tuli väga heal ajal ikkagist. Lev? Mina paneeriks, et ma kuulsin, et kas sinu Läti või Leedu kolleegi, et Swedbank fondidest on müünud viimati selle Enefiti, kui ma ei eksi. Jah, ma nägin küll ja pensionifondid vist. Jah, aga Eesti pensionifondid vist ei müünud. Et ma arvan, et hea uudis on kindlasti neile, kes on lootust kaotanud ja kes on otsinud väljumiskoha, ma mõtlen, et investorid nagu. Aga kindlasti see on meie investor kogukonnale suur kaotus, et üks suur emitent lahkub börsil. Kui läheb nüüd nende plaani järgi. Nii et sellena nagu tunne, et üks silm naerab, teine nutab. Et minu portfellis seda ei ole ja ei olnud, nii et polnud kunagi vist. Et mul on selline neutraalne tunne, et selle osas, et okei nagu, et see, et Eesti Energia maksab nüüd preemiumi, et mul on rõõm, et nad käituvad hea tava järgi, et
kas see on maksumaksjate raha, millest makstakse preemiumi või mitte, ma ei saanud veel aru, aga see on eraldi küsimus, et kui meil on eelarves puudujääk, siis jälle kust see 200 miljonit tuleb, aga võib-olla nad on Eesti Energia omad ja ei ole riigieelarve omad. See selleks, aga jah, selline, et mul on kahju, et suur ja likviidne emitent suure šansiga lahkub börsilt. Tahaks vastupidi näha rohkem neid, kes tuleks börsile. Jah, ma täitsa nõustun nagu Leviga, et selles suhtes börsi mõistes nagu kahju, et ta oli ikkagi siuke rahvaaktsia hästi palju pildil, et nüüd börs jääb ka ühe aktsia võrra nagu vaesemaks õige pea nagu, aga jah, ütleme lihtsalt see trend oli nagu nii halb ja ettevõte ei suutnud nagu ennast häid tulemusi näidata, et kohati on nagu siuke lõputu õudus võib-olla on parem, kui see lõpeb kiiresti ära ja ootame võib-olla teisi mingi börsi liikmeid, kes pakuks võib-olla parema emotsiooni jälle teenimise võimalust, et kunagi ei tea, võib-olla see aktsia oleks siin 2-3 aastat veel nagu langustrendis olnud ja pärast oleks investoritel veel suurem siuke nutumaik kurgus. Aga võib-olla vastupidi, et investor Toomas, ma nägin, et ta ühe päevaga nüüd teenis selle positsiooniga 40% või mis ta on, aga laias laastus ta kaotab 17% selle exitiga, jälle kui ma ei eksi. Juhtus see jah nii, et investor Toomas lõpuks jääb ikkagi miinusesse selle positsiooniga. Sest me olime ühed need, kes suutsime ligi 4 euro pealt seda enda portfelli osta. Et ma mõtlen see, et äkki mõned investorid, kes on sees, ei ole nüüd rõõmus. Et jah, ma seal börsiteatest muidugi lugesin, et Eesti Energial on plaan pakkuda siis asendust nagu võlakirja näol, et kõik need investorid, kes Enefit Greenist raha kätte saavad, et siis nad saavad edasi investeerida Eesti Energia võlakirja. Et mis võib-olla on hea, et kes nagu said siukse halva siukse allasõidu aktsiaga kätte, et siis võlakirja on vähemalt stabiilne, et pakutakse seal äkki 5% kandist tootlust, et kui jäid miinusesse, et siis aastate pikk on võimalus nagu tagasi teenida. Kunagi see tuleb 3 aastaga või 4 aastaga investor Toomas saab nüüd oma raha tagasi, aga ma ütleks, et see 5% tundub viisakas tootlus, kui me mõtleme, mis ettevõtte see on, nagu, et see on stabiilne ettevõtte, millega suure šansiga ei juhtu midagi. Aga kui lühidalt kokku võtta 3,4 eurot, mis Eesti Energia plaanib pakkuda, kas sellega võib rahule jääda? Tead, ma ei ole nii sellist täpselt analüüsi teinud, et seda ilmselt peaks mingi analüütiku käest küsima, kas see on õiglane hind. Pigem mulle tundub, et see on nagu hetkeseisu arvestades hea hind, nagu, et enamus investorid tõenäoliselt võtavad selle pakkumise vastu ja see ülevõtmispakkumine õnnestub, et Eesti Energial on vaja 90% osalust kätte saada, et see börsist ära viia, et ma arvan, et see õnnestub. Ja ma olen ka nõus, et see on nagu turu olukorraga või turu hinnaga arvestades, see on selline heelte pakkumine. Nii, liigume edasi. Eile teatas suurest uudisest LHV Grupp, neil oli aktsionäride koosolek. Värskelt enne seda saadeti välja teade, et Madis Toomsalu soovib ametist lahkuda ja muudeti seal aktsionäride koosolekul ka optsiooniprogrammi tingimusi, mille järgi võib lisaks aktsiate trükkimisele LHV nüüd ka aktsiat börsilt tagasi osta. Jällegi lihtne küsimus, kas LHV aktsia muutus läbi selle atraktiivsemaks või mitte? Kindlasti, eks suures pildis aktsiate tagasiost on nagu igapidi positiivne aktsia hinnale nagu, et see ja võib-olla seal ongi siukest natuke ostusurvet vaja tekitada, et jälle siukest ilusat trendi tekitada ja siuke võib-olla usku kasvatada investorite seas, et ei oska midagi rohkem lisada. Kas on juba teada, kui suur see tagasiostu programm on? Mahuliselt see 1,5%, mida muidu oleks juurde trükitud, seda siis on variant ka tagasi osta. Sellest, mis oleks juurde trükitud, mitte kogu selle aktsiate mahust. Vot ma nüüd detailisem praegu. Okei, ma ei näinud veel selle üks number, mida toodi välja aktsionäride koosolekul oli see,
et LHV, kui ta oleks siis ostupoolel, moodustaks aastasest käibest ligi 20%. Aga jutt käib jah, ligi sellest 1,5%, mida seni võidi juurde trükkida. No tagasiostuprogrammid on alati aktsiahinnadele toetuseks, aga see, et Madis lahkus, ma usun küll, et see on LHV-le mingil määral kindlasti kaotus. Eks näis, kes järgmisena tuleb, aga Madis oli tugev liider, ma arvast. Nii, teeks siia vahele ka väikese kokkuvõtet, kuidas börsidel siis läinud on. Vaatasin mõned numbrid välja. Tallinna börs on kerkinud tänase seisuga 12% aasta algusest. Kas tänase seisuga koos selle Enefit Greeni siin on juures siis ligi 6% tõus, mis tänu Enefit Greenile tänu. No ikka oli tõus. Nii, Euroopa suuremaid aktsiaid koondav Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 7,6%. Nasdaq 100 USA tehnoloogiaindeks on langenud ligi 5% dollarites, SP500 ligi 2,6% langenud ja Saksamaa aktsiaindeks DAX on kerkinud 14%. Mis nendest numbritest oleks teile võib-olla aasta alguses üllatusena tulnud? Mina ütleks, et see, et Ameerika turud langevad, see ei ole minu jaoks üllatus, aga see, et raha voolab nüüd Euroopa indeksite või Euroopa aktsiate nii suure hooga, et see tuli küll üllatusena. Et ma ei oodanud, et see hakkab nüüd nii kiiresti juhtuma, et Euroopa on nüüd investorite jaoks palju atraktiivsem. Eks näis, kas see trend jätkub, aga võib-olla jätkub. Jah, samamoodi, et selline Euroopa comeback nagu nii suure tõusuga, see oli natuke üllatav, et kui muidu USA aktsiaturud on siin aastad kogu aeg liidri positsioonil olnud, et hästi suur see tehnoloogia osakaal on USA indekseid nagu aastaid üles nagu viinud, et siis tegelikult eks me ootasime ka vaikselt sellist korrektsiooni, et kui vaadata nagu viimase USA 2 aasta tõusu, kus ligi 2 aastat on 25% pluss 25 on ja, et mingi aeg see korrektsioon nüüd peaks nagu tulema ka, ja täna see tuligi, kohati ilmselt on see Trumpi poliitika on üks põhjus, tariifid, kaubandussõda on ja teine põhjus võib-olla oligi, et aktsiahinnad ikkagist olid natuke liiga kalliks läinud ka, et siis on niisugune oodatud põhjus ja sündmus, miks need aktsiad siin täna USAs on nagu alla müüdud ja loomulikult kogu see Trumpi poliitika, ütleme Euroopa suunas, et Euroopa on lõpuks võib-olla tõesti võtnud jalad kõhu alt välja. Saksamaa on teinud selle mammut paketi nii-öelda majanduse ja ütleme sõjaväe ülesehituseks välja kulutanud seal ligi triljon eurot, mis siis investeeritakse nii-öelda 10 aasta jooksul siin Saksamaa ja Euroopa majandustesse, et tõesti see on niisugune väga tugev taganttuul ja ma ei välista, et tõesti, et siin Euroopal on siiski siin kasvupotentsiaali veelgi nagu, et siin see aasta. Ja eks seda on nagu näha ka, et kuidas nagu USA sentiment on muutunud, et ma just vaatasin ühte fondijuhtide niisugust sentimendi uuringut, kus tõesti, et nüüd suured fondid on läinud USA aktsiatest, mis oli ülekaalus, nüüd alakaalu ja tõesti raha voolab siin nagu Euroopa ja võib-olla isegi kuskil Aasia suunas hetkel. Et jah, suured sündmused ja kohati tundub, et ega see USA-s veel läbi ei ole, et siin küll S&P siin kukkus 10% ja Nasdaq natuke rohkem oma tippudest, aga sisetunne ütleb, et kui me jääme ikkagi siia allapoole tiksuma, siis ma ei välista, et siin tulevad USA-s ikkagist veelgi sügavad põhjad ja imekombal kuidagi Euroopa on väga hästi vastu pidanud, et jah, ütleme, pead olema, investor peab olema täna ikka väga strateegiline, et millist turgu valida, kust välja minna, kuhu sisse hüpata, ja samal ajal nagu ohjeldama niisugust riski ka,
et kui valel ajal ostad valet asja, et siis võib valusalt kätte nagu maksta. Mäletan, ma ei mäleta, kas see oli äkki pool aastat tagasi, aga üks blogipostituse pealkiri, mis ma nägin, oli midagi laadset, et kas globaalsel hajutamisel on üldse enam mõtet. Ma pakun, et see võttis kokku päris paljude investorite meelsuse või mõtte veel enne Trumpi praegust ametiaega. Aga küsimus on nüüd selles, et kas pikaajaliselt Euroopa aktsiad võivad saada uuesti vähemalt mingi olulise osa portfellist või on see ikkagi väga lühiajaline treid, mis me näeme hetkel? Jah, hajutamine, ütleme tõesti siin kippus nagu kuskile tahaplaanile jääda, et milleks hajutada, et USA on number 1 A ja O ja kõik need tehnoloogiaettevõtted, mida kõik ka meie kasutame iga päev, Apple'id, Google'id, Metad on ju, et noh, miks siis mujal üldse investeerida, et see viimane kuu aega või üldse see aasta näitabki ära, et miks nagu hajutada, on ju, USA on -5, -7 on ju, ja Euroopa on +15, et see on see koht, kus sa saad aru, et see portfelli hajutus nagu oleks töötanud väga hästi, on ju, et mis oleks balansseerinud nagu USA langust ja Euroopa tõusu, et kindlasti su portfellis see volatiilsus oleks nagu üsna väikseks jäänud, aga kas see on nagu sihuke pikaajalisem pööre, raske öelda, et ma arvan, et ega see kuskile USA tehnoloogiasektor ära ei kao, et kas Euroopa, ütleme see kaitsekulud tõstavad nagu esile siuksed hästi palju uusi startup'e, mis lähevad nii-öelda lendu ja teevad Amazon ja Apple'id, noh, ma väga ei usu, et ma arvan siiski, et USA-s on korrektsioon ära, mingi aeg rahuneb maha ja need samad tehnoloogiahiiud varem hiljem tulevad uuesti tagasi, et lihtsalt on see, kui põhjas sa suudad neid noppida. Ma usun küll, et Euroopa aktsiatele on kindlasti investorite portfellites ruumi hetkel nagu, mida nad võivad võtta, et see, et jah, poole aastat tagasi, et kõigile tundus, et okei, nüüd on täielik no-brainer, et osta S&P 500, kui sa oled veits julgem, siis võtta Nasdaq 100 nagu, et no alati, kui on olemas selline retsept, millest kõik teavad, et see enam ei kehti nagu, või see pööre on kuskil lähedal, et lihtsalt ajalooliselt. Ma ei usu, et see Euroopa nagu, et see on mingi 2 nädala või 2 kuu selline tõus, et lisaks ma mäletan, et VC-fondide juhid, nad on alati, neil on hea niina nagu, mis trendid üldse on nagu, et nagu, kui hästi nad oskavad konkreetseid startup'e valida, on teine küsimus, aga et nagu niina on neil hea ja ma mäletan, et mõned aastad tagasi kõik on sõitnud Tesladega, et nüüd kõik sõidavad Land Rover Defenderitega, iga teine VC-fondi juht Eestis sõidab mingi sõjaväe värvitud Land Rover Defenderiga, mis on UK/India selline ettevõte ja mis näitab ka nii võib-olla kaitsesektori vastu huvi seda mentaalselt ja seda on viimati näha ka, kui palju neid kaitsesektori fonde on nüüd ilmumas peaaegu iga päev. Jah, võib-olla USA kohta ka seda, et eks siin on tunda, et näita ühte investorit, kellel ei oleks Nvidiat või siuke Mac 7 aktsiat portfellis, et paraku on nii, et kui kõigil on need aktsiad ühesugused portfellis, siis kes siis veel neid enam ostab, on ju, ja paraku aktsiaturgudel siis tulebki see tipp, kus kõik investorid on nii-öelda paadis ja siis kipub see paat kahjuks ümber minema, et kui kõik on seal peal, et noh, see võibki olla see koht, et natuke täna ikkagist raha tekitada, et sul oleks nagu võimalus aktsiaid osta, kui tekib siuke suurem korrektsioon ja just kas või neid USA Mac 7 aktsiaid ja teisest küljest siis tõesti vaadata siia Euroopa poole, siin kindlasti on tulemas uusi liidreid, mis hakkavad siin kasvama, kindlasti ei ole võib-olla neid lihtne üles leida,
aga jah, siin tasuks nagu silma peal hoida ja noh, siin nii-öelda see defense sektor või kaitsesektor, noh, täna natuke tundub, et see juba on nagu sihuke most crowded trade, kus rahvas jookseb kõik ühes suunas, et selle sektoriga tasuks hetkeliselt olla ettevaatlik, see on nagu üle ostetud ja paraku aktsiaturgudel on nii, et investorid kipuvad nagu üle reageerima nii ülespoole kui allapoole, et täna võib-olla nad on natuke ette ära jooksnud, et võimalik, et seal tuleb ka tagasilööke korrektsioon, et selleks peavad nagu valmis olema, et ärge pange kohe all in, et step by step. Ja all in kindlasti ei tasu mitte kuhugi panna, aga noh, see, et midagi on tõusnud veel ei tähenda, et edasi ei tõuse. Ma mäletan, kui see Rain Metal 300-ga tundis kalli võitu, nagu, et kasvas niimoodi 3 korda, nagu see on ebanormaalne. Nüüd, mis ta on 1300 või nagu kuskil sealkandis, Nvidiaga samamoodi. Et ma usun küll, et see ei ole ostusoovitus, aga ma usun küll, et kaitsesektoril on veel kindlasti kasvu potentsiaali, aga ma olen absoluutselt nõus teisega, et kui kõik on sees, kes see ostab, et nagu entusiastide arv maailmas ei ole piiratud, aga nagu rahaga entusiastide arv on piiratud. Lev, sina ostsid ka iluti kaitsesektorit läbi ETF-ide? Täna ka ostsin juurde, jah. Sina all in ei läinud, ma pakun? Ei. Mul ei ole nii palju raha, et all in sinna minna. Mul ei ole portfellis midagi, millest ma tahaks tegelikult loobuda. Välja arvatud üks Eesti kinnisvaraarendaja, mille nime algab Hashiga, aga ma ei nimeta neid. Et need müüks hea meelega, aga kes see ostab. Aga jah, et nii palju, kui mul niimoodi vaba rahavoogu tekib või kui mõni raha tuleb tagasi mõnedest võlakirjadest, siis nagu hetkel olen ikka niimoodi agressiivselt panemas kaitsesektori ETF-idesse, aga hetkeseisuga see on mingi 1% minu portfellist ja plaan on sellene, et võib olla kuni 5% ja siis eks näis, aga kui kiiresti mul see vaba raha tuleb, on lahtine küsimus. Siinkohal ongi paslik liikuda edasi äkki investeerimismängu vahekokkuvõtte juurde. Äripäeva ja Swedbanki investeerimismäng on alates 3. veebruarist käinud, ehk nädala pärast saab ligi 2 kuud täis, 3 kuud on veel minna. Osalejaid on ligi üle 11 300 ja nüüd ongi äkki hea vaadata portfellidele, mis on seni edu toonud ja kuhu üldse inimesed tegelikult mängu raames investeerinud on. Meelis, ma uurikski äkki sinult esimesena, et kui me rääkisime just siin Nvidiast, Teslast, kuhu on inimesed, kes selle mänguga liitunud on ja otsinud aktsiaid, millele panustada, et mäng võita, kuhu nemad on vaadanud? Jah, ilmselt eks see mäng ei erine väga palju nagu reaalsetest investoritest, et ma printin sihukese koondvaate välja ka sellest mängust, et kuhu on inimesed investeerinud kõige rohkem. Ja mis seal salata, et esimene kohe, mis vastu tuleb, on Nvidia top investeeringud, kõige enam portfellides esinev aktsia. Ja mis teine koht on Palantir, 3. Tesla, Apple, Amazon, et kõik on nagu need Ameerika top ettevõtted, kõige sihukesed populaarsemad, most crowded trade nii-öelda. Ja need on ka Eesti investorite lemmikud. Paraku, kui nagu vaadata, kuidas nendel aktsiatel nagu aasta algusest läinud on sihuke punane meri, et kõik on siin kaotust vastu võtnud mingil määral, aga kes on nii-öelda õigel hetkel kaubel nendega, siis neil on võib-olla isegi hästi läinud. Ma mäletan, kui me selle investeerimismängu avasime, siis me olime Kristjan Liivamäega seal stuudios ja me mõlemad arvasime ikkagi sama, et seda mängu ei võida need, kes ostavad ja hoiavad lõpuni, vaid selle mängu ikkagist võidavad need, kellel on
sihuke tunnetus ja kes treidivad vahepeal nagu välja ja siis jälle alt ostavad midagi juurde, et ja see on nagu täitunud, et noh, vähemalt USA aktsiates on päris suur sihuke korrektsioon olnud ja Euroopa aktsiad on tõusnud, et investoritele, noh, nad peavad olema olnud väga nutikad, kes on ikkagist täna plussis ja nad ilmselt ei ole ainult ostnud ja hoidnud, et nad on nagu kaubelnud sinna plussi. Võtan siit ette ka esimese slaidi. Mängus osalevad ka mitmed tuntud investorid, Lev Tolgatšov, sina nende hulgas. Kui ma nüüd vaatan otsa siin, kelle portfell kõige enam kerkinud on siin slaidi peal olijatest, siis sina oled ligi 10 200 euroga kõige suurema portfelliga. Mis lähenemisega sina peale läksid? Ja ma läksin väga lihtsa lähenemisega, et kuna mind kutsuti niimoodi eksperdina selles mängus osaleda, siis ma mõtlesin, okei, nagu mina tegelikult Arguniate asemel diskvalifitseeruks eksperte ja üldse sellest võistlusest, nagu, et kui keegi juhuslikult võidab, mida ei juhtu, aga noh, kui keegi võidab, siis ma annaks ikka auhinda selle järgmisele, et nagu, kes ei ole siin uhkelt eksperdina pannud, aga minu isiklik arvamus. Et mõtlesin, okei, mis ma teen nagu, et vaatasin, mul oli portfellis täpselt 5 erinevaid Balti börsi aktsiaid, et ja mõtlesin, okei, teen siis portfelli lihtsalt neist nagu, et panen 20%, no 5 korda 20% on ju 100% nagu. Ei ole vahet, mis proportsioon mul portfellis on. Nii et isegi Hepsari panin sinna nagu, et no ausalt niimoodi, aga siis juhtus see, et Efton United Propertyt ma ei saanud panna. Reeglid ei luba seda lisanimekirja mingi aktsiaid panna. Nii et mul on jäänud siis nagu üks Eftoni on see kõige suurem, see real estate, siis oli, mis mul on Tallinna Vesi, Hepsar, Eleving Group ja siis viimasena ma panin lihtsalt lambist LHV, sest nagu, no midagi pidin valima. Siis ma üks hetk avastasin, no siis, ja tolle ajal mul oli ju see tees, et kõik kohe hakkab kukkuma, aga Balti börs ei kukku. Et nagu, ja nii juhtus. Ja siis minu isiklik tees muutus, et selle vastu, et okei, nüüd ma ise panen raha kaitsesektori. Siis ma mängisin oma portfelli päeva pealt absoluutselt ümber, nagu ma müüsin kõik oma Balti börsi positsiooni lihtsalt ühe päevaga ja ostsin 5 Ameerika, sest jälle mäng ei luba neid Euroopa või seal on hästi piiratud see arv, nagu neid 645 aktsiaid kokku äkki, nagu, mida on võimalik osta. Nii et ma siis valisin ma guugeldasin, et 5 underpriced defense stocks in US ja siis ma seda nimekirja lihtsalt sisastasin sinna mängu, jälle 20% nagu iga positsioon ja no sellest ajast ta niimoodi, et ta kui tehnoloogiasektor kukub, siis ta veidikene mõnikord kukub, aga mõnikord ujub isegi vastuvoolu. Eile ma tegin teise portfelli lihtsalt huvi pärast, sest investor Toomas proomas oma sotsmeedias, et davai nagu iga äripäeva tellija, nagu sa võid ka teist portfelli teha. Ma ei saa aru, miks, aga okei, nagu, et ma mõtlesin, huvi pärast panen, nagu, mis ma tegin. Eile oli väike selline kukkumine, mingi 2% ja see Nasdaq kukkus ja S&P väiksem, nagu. Siis mul oli see tees, et need 5 aktsiaid, mis on kõige rohkem kukkunud Nasdaqi sees, neist ma teen most hated portfelli, nagu, et ei saanud, sest Nasdaqi aktsiaid ei saa valida, ainult juhul, kui nad on S&P osad. Siis ma võtsin 5 aktsiat S&P-st, mis on kõige rohkem kukkunud. Ma ei mäleta, mis nad on, et paaris või 3 ma ei ole kunagi kuulnud, ma isegi ei uurinud, mis nad on, nagu, et Teslat ma diskvalifitseerisin, sest ma nägin, et ta maksab mingi 270, see on tohutult kallis, nagu, et ta nagu mingi külta kukub kuhugi mingi 200 juurde ja selle alla, ei ole müügisoovitus, ühe isiku arvamus. Et, ja selle asemel ma võtsin vist Nvidia, kes oli see 6. kohal, nagu, et ja eilse õhtu jooksul ta kasvas ka, ta on mingi 10 050 või mis ta on. Aga tegelikult ma seda teist portfelli ma tegin nalja pärast, sest minu arust loeb see nagu esindusportfell, mida näidatakse teistele. Igatahes tundub, et su lähenemine on vähemalt siin ekraanil olijate seast päris hästi töötanud. Vedas.
aga seda pean ka vahel ütlema, et hetkel paistab küll neid portfelli summasid vaadates, et nemad võitjatele järele jõudmas veel ei ole. Ehk vaja veel suurt tõusu. Liiga targad. Rahatarkuse jagajad on alati liiga targad. Aga siit saabki nüüd vaadata tegelikult, et mis peab olema ühe võitja portfellis. Võtamegi siit järgmise. Kõigepealt ette edetabel, jah. Vaatame, et võitjad on siin toonud algusest peale pea 30% tootlust kasutajatest Jaan Kuusemets, Kristel Tanilas, Küla Kurnaja, ehk need on siis kerkinud ja oluliselt enam viisakas tootlus. Ja siin on siis hetkel esikohal oleva Jaan Kuusemetsa portfell. Saab on ju kaitsesektori aktsia, mis on ainuke roheline siin. Jah, siin veel Kongsberg Gruppen sees ja Broadcom ja ASK. Mida me saame nüüd esikoha portfelli kohta üldse siin öelda? Mis teie kommentaar oleks siin neid aktsiaid vaadates? Vaadates tõesti aktsiaid, et mis siin kohe silma torkab, et semikonduktorid, kiibid on ju, et Nvidia, AMD, supermikrokompuuter, et kõik on niisugused tehnoloogiasektoris Palantir on ju, et mis on kõvasti ka kõik hetkel pihta saanud. Jah, et eks tundub, et see on niisugune natuke kauplemisportfell, et ma ei usu, et neid aktsiaid on nagu kohe alguses saati sees olnud, et hoidnud, et pigem on ilmselt need just ostetud ja panustatakse nii-öelda põrkele. Kas seda on teada või ei ole? Kas ta kauples või ta kohe algusest oli sellise... Kuna me ei näe siin proportsioone, siis tegelikult see portfelli koostis ei anna meile mitte midagi. Ta näitab meil viimast seisu. Seda on viimane seis. Nvidia on aasta algusest 15% all, AMD 9% all, supermikrokompuuter 22% üleval. Mis veel on, Saab on ilmselt üleval, et seda mul kirjas ei ole. Ma arvan, et tõesti kauplemisportal... Küsige mängijad, vast annab kommentaari. Miks mitte, nagu esimene koht on ju põnev. Kindlasti saame küsida ja eks me võime siin tõenäoliseks pidada, et ta on neid positsioone ikkagi vahetanud. Sest tõesti ei saa öelda, et kõik siin võitvad aktsiad viimase 2 kuu jooksul olnud on. Aga vaatame edasi. Siin on teise koha portfell ja paistavad siit välja natuke teistsugused aktsiad ja muidugi Enefit Green ka, mis tänasega üle 40% kerkinud on. Mis teile siit veel märkimisväärselt silma jääb? Jah, ütleme jällegi, et millal Enefit Green ostetud on. Et iseenesest, kui ta just võttis sisse, siis tõesti väga hea pett. Samas osakaal on vist portfellis üsna mõõdukalt väike, kui see väike osakaal seal paika peab, et vist 20% osakaalu. Aga jah, pigem mulle tundub, et on võetud sihuke Rootsi turu suund mingil määral, SBB Norden, Kinnevik et ja Nike, et mis on ka tegelikult suht alla pekstud. Et jällegi, ma arvan, et need ei ole need aktsiad, mis on algusest lõpuni sees hoitud, et siin on ümber mängitud viimasel ajal nende positsioonide peale. Ma ütleks, et devil is in the details, et ma näen, et tal on ainult 3 jälget Kristelil, nii et ma eeldan, et Enefit on väga suur osa sellest portfellis, mis on maksimum 25% või mis ta võib olla nagu. Et ma eeldan, et 25% portfellist on Enefit ja ta hüppas täna ülesse, aga et lihtsalt tavaliselt need, kes on topis, jälgitakse palju rohkem. Et tundub, et see on selline shooting star, mis ilmus nüüd topis, aga ma võin eksida. Ma ei jälgi neid päris mängijad, ma jälgi ainult neid eksperte. Mul on huvitav, kuidas neil paistab, et sul on hea nina selle mängu peale siin. Aga siin on ka edetabeli kõige viimane koht. Saame ka neid aktsiaid vaadata. Nvidia paistab siin sammuti silma. Mida selle kohta öelda saab? Tundub, et kuu ajaga on ju ligi 18-19% allpool, et ütleme, ei ole väga hull. Väärtus on ju 7300 10 000-ga alustati, et siuke 26-7% madalamal, et jah,
tõenäoliselt on siin midagi treiditud, tõenäoliselt on liugu lastud ilusti allapoole Teslaga, Nvidiaga ilusti. General Mills vist on ka siuke alla trendis, et see mängija on suutnud valida kõik siuksed allapoole trendia taksad. Ma ütleks, et selle isikule kindlasti vedab kuskil armastuses, nagu et kui ta on siin viimasel kohal. Aga veel üks info, mis meil puudub, et me ei tea, kui värsked need portfellid on, sest et me ei tea, kas tal õnnestus kaotada 27% 2 kuuga või 3 päevaga, et lihtsalt ei tea. Nii et jälle on väga raske midagi siin nagu analüüseerida, kui me ei tea mitte proportsiooni ega ka seda, kui värske portfell see on. Jah, ütleme, kui see investor saaks hoida, ma ei tea, aastaid neid aktsiad portfellis, et siis on ikkagist võimalus raha tagasi teenida. Et ei ole nagu kõige halvem valik ja mingi täiesti spekulatiivsed aktsiad. Omamoodi lähenemise see mäng, õigemini selle mängu kontekstis peab võtma kokku, see kestab ligi 5 kuud. Mida üldse selles osalev inimene justkui siit õppida võib? Milliseid õppetunde senine ligi 2 kuud osalejatele teie arvates andnud on? Noh, ma arvan, et kõik saavad teada, et aktsiaturud on volatiilsed. Kõigi lemmikud ja kõige turvalisemad aktsiad võivad üks päev pooleks kukkuda, näiteks nagu Tesla on, et siin kuu aega vist või 1,5 kuuga ongi nagu 50% läinud, et eks see tulebki võib-olla rahasse panna, et mis on sinu enda riskitunnetus ja kas nagu päris rahaga tänaseks oleks juba nutt kurgus ja freaked out ja kõik ära müünud või siis nagu, eks see annabki siukse hea virtuaalse kogemuse, et aktsiad liiguvad üles-alla, kui sul on palju aega, siis tõenäosus on nagu, et tuled sellest august välja. Ja kindlasti need, kes on nagu ostnud, müünud, vahetanud, kaubelnud, et siis on ka võib-olla omad kogemused või vitsad kätte saanud, et see turu ajatamine ei ole nagu kõige lihtsam tegevus, et sa pead olema ikkagist väga professionaal ja jälgima teatud tingimusi, millal nagu need tehingud teha, et siis sa oled nagu edukas, et niisama lotona seal sahmida on keeruline ja see, et ilmselt ei ole see tulemus, mis sa lõpus tahad saavutada. Ma ütleks, et kõige õpetlikum ja kõige tähtsam on äkki see ekspertide edetabel, et inimesed lihtsalt nagu võivad vaadata ja aru saada, et mitte investor Toomas ega Tuvimaskiga tegelane ega mina, kes ei ole isegi top 10% selles mängus nagu. Ja ma olen nüüd esimesel kohal ekspertide hulgas, homme võib-olla olen viimasel, me ei tea, aga fakt on see, et mitte ükski neist või meist ei ole nüüd top 10% sees, et ei ole siin kedagi, kellel oleks kristallkuuli nagu. Okei, me peame vaatama, kes see ostis Enefit Greeni viimati mingi paari nädala jooksul, aga see selleks. Et inimesed lihtsalt näevad väga piltlikult, et need teiste inimese arvamused, see on info. Aga see ei ole midagi nagu, et nagu lihtsalt pimedalt järgi teha, osta ega müüa. Nii, üle veebi on meile ka mitmeid küsimusi tulnud. Ma küsin neid ära. Saate siis lühidalt arvamust avaldada. Nvidia. Kas Nvidia aktsiat täna osta või müüa? No isiklikult ma vaatan päris palju tehnilist graafikuid ja tehnilist poolt, et siis minu jaoks Nvidia on kindel sell, et aktsia on teinud enda röögatu superlennu ära ja kõik on paadil, et kahjuks paat hakkab siin nagu ümber minema, ja kahjuks kui ettevõtte või see aktsia nagu saavutab langustrendi, siis need müüjaid tuleb ainult juurde ja see lumepall tõenäoliselt hakkab allapoole veerema, et mis siis, et isegi tulemused võivad olla head, aga lihtsalt see turu sentiment on muutunud ja sellest saab väga hästi aru ka, et kui sa vaatad näiteks S&P 500 indeksit, et kuhu poole me oleme teel, siis väga tihti ongi mõistlik vaadata, mis on Nvidia top aktsiad, top positsioonid, Microsoft, Nvidia, mingid Apple'id, et mis on nende trend ja nende trend on ikkagist täna
allapoole, et mis teeb mind nagu ettevaatlikuks, et nendel top USA aktsiatel siiski on veel küllalt langusruumi. Ma jälle rõhutan, et mul ei ole kristallkulli, aga mul tundub, et nii S&P 500 kui Nasdaq 100 on circa 15% on veel langusruumi lähed tulevikus. Ma võin eksida, ärge keegi müüge, sellepärast, et mina nii arvan. Nii et kõik need aktsiad, mis on nende indeksite liidrid, on suure šansiga minu arvamusel lähiajal langevad edasi. See ei tähenda, et kõik need 100 või 500 ettevõtted, sest nad on erinevate sektorite oma ja erinevad sektorid käituvad omamoodi, aga see Magnificent Seven ja kõik need indeksite liidrid mul tundub, et nad kukuvad edasi. See oli see väike põrke ja nüüd lähebki nii. Kuld on kõvasti kerkinud, tõusnud üle $3000 untsist. Mida sinna investeerimisest täna arvate? Kuna ta on all-time high jällegi, et eks näha on, et siuke kartlikum investor on juba ammu enda rahapakid sinna kuld ära parkinud ja kuidagi kullaga on alati väga tihti ajalooliselt ka nii olnud, et kui kuld teeb nagu väga kiiresti siukse röögatu tõusu, siis aktsiaturgudel ongi peale seda probleemid tekkinud, et mingi raha nagu põgeneb ees ära ja siis reaalsus on see, et aktsiad pärast kukuvadki. Et kuld täna on siuke natuke safe haven varaklass, et tõenäoliselt suurem tõus on nagu ees ära, juba ära olnud, et täna ostes ma ei näe liiga palju nagu tõusuruumi, kui just turgudel põhi täiesti ära ei kao korra, et siis võib-olla joostaks korra veel kulla poole. Mina joonistaks võib-olla sellest mingisuguse libiseva keskmist nagu kulla hinnast üle väga pika aja, 30-20 aastat võib-olla. Ja siis vaataks, kas see hetke hind nagu kuivõrd ta on sellest kõrgem. Aga võib-olla nüüd kohe täna kuld on kallivõitu, et mul ei ole kulda, aga mul on paar tuttavaid, ei ole vanad inimesed, minust noorem, ei ole liiga noored ka, et kelle investeerimist ees on juba aastaid ja aastakümneid on olnud kuld. Ja viimati, kui ma nendega, ma ei mõtle nüüd, aga poole aastat tagasi suhtlesin nendega, siis nagu täiesti töötab. Me oleme rahul. Ja samamoodi iga kord, kui ma olen kuskil üritusel, kus Tavidi mehed ajavad oma juttu, siis nagu iga kord tundub, et see on promojutt, loomulikult igaüks kiidab oma selle äri, aga pärast vaatad ajaloolist seda pikaajalist trendi, tundub, et pakub küll inflatsioonist kaitset, et sõltub sellest, mis eesmärk on. Ja, eks ütleme nii, et siin maailmas käed kõik asjad tsüklitega on nii, nagu meil on ilm, on ju, suvi, sügis, talv, kevad, on ju, samamoodi on ka finantsturgudel, et aeg-alt on nii-öelda equity, meestel näpud püsti 2 aastat järjest 25%, Nasdaq üle-eelmine aasta vist 50%, on ju, et siis kullamehed olid seal nördin näoga. Täna on jälle kullapoisid näpud püsti, et suht hea rahulik magada ja päris hea tootlus on see aasta, ja kindlasti täna on siis nende Nasdaq ja aktsiavendadel natuke närvilisemad ajad ja võib-olla tekivad mõned lisahallid juuksekarvad. Et jah, ütlen, kõik käib tsükliga, täna on kullaleelis, võib-olla kui Nasdaq on -35%, need, kes sealt ostavad, siis on jälle aktsiatel nagu eelis järgmised paar aastat, et kõik on tsükliline. Arvamused Tesla osas tipust üle 40% langenud. Jah, Tesla on ajalooliselt kogu aeg olnud siuke väga volatiilne aktsia, et tegelikult Tesla on tagasi pre-Trump valimiste eelses aktsia hinnas, et jah, suur volatiilsus, jah, täna võib-olla Tesla aktsias peaks arvestama, et seal on nagu
omamoodi mingit niisugust poliitilist riski sees, et tänu sellele ta on nagu ära pekstud ja noh, me näeme iga päev uudiseid, kus Teslad põlevad siin üle maailma, et niisugune ei ole nagu väga positiivsete uudistega pildis olnud, aga noh, Teslat ma kokkuvõttes nagu lõplikult maha ei kannaks, et ongi selline aktsia, et kus ta järsku teeb sul samamoodi 50-60% tagasi ja on lihtsalt õige, et seda setup'i vaja. No ma ütleks, et kui üks isik hüppab kuskil bensusaega ja avalikult räägib sellest, et tal on verevoolus special gate, et see kindlasti ei aita aktsia tõusule kaasa. Ja teine aspekt on see, mulle tundub, et just need, kes on ajalooliselt oli Elon Muski fänn baas, et nemad on ju inimesed, kes on võib-olla hääletanud vastu Trumpi. Ja nüüd eks näis, mis me edasi selle Teslaga näeme. Et mul tundub, et ta langeb küll alla 200, aga noh, jälle puhtalt minu kõhutunne järgi. Natuke oli juttu ka sõjatööstusest enne, aga Rheinmetall ja Saab küsitakse, et kas need on täna ostetavad? Noh, nagu ma ennem ütlesin, et tundub täna, vaadates need aktsiahindu, et nad on väga kiire tõusu teinud, et natuke on niisugune eufoorilist ja FOMO momenti nendes aktsiates, et mina isiklikult täna võib-olla kohe neid ei ostaks, et võiks olla nagu ettevaatlik. Ma käisin eile Äripäeva saates kaitsesektorist rääkimas ja siis mainisin ka seda, et ma otsin kaitsesektori ETF-i, mis on eurodes akkumuleerivad ja nagu mida on võimalik niimoodi siin Eestis osta meie pankade kaudu. Ja siis mul oli see palve, et nagu kes teab neid, nagu siis ma leidsin ainult 3 tükki, nagu, et kes teab rohkem, andke mulle märku ja üllatus, nagu, et eile hilis õhtul, kui ma juba magasin, üks Facebooki sõber andis mulle veel ühe fondi tikkeri. Ja siis ma täna kontrollisin, vaatasin, täiesti sobib ja ostsin täna ja sellest fondist 13% on Rheinmetall, kui ma eksin. Et ma täna ostsin Rheinmetalli juurde. Jah, et üldjuhul need niisugused trendid võivad kesta kauem, kui keegi nagu uskuda suudab, nii et selles suhtes trend is your friend ja ei ole välistatud, et need lähevad veel hullumeelsemaks need tõusud. Nii ja lõppu viimased küsimused veel. Kui täna peaks valima ühe aktsia, et edestada turgu järgmised 10 aastat ja vahepeal müüa ei tohi, siis mis see aktsia oleks? Aktsia. Jah, eks hea küsimus, et ma paratamatult läheb pilk nagu ühe aktsia poole ja see on Berkshire Hathaway, et vaadates kuidas see aktsia sellel aastal juba liikunud on, et see on samamoodi nagu niisugune pelgupaik turbulentside eest turul, et kus täna on ikkagist Berkshire Hathaway'l 50% on lihtsalt raha ja 50% investeeringuid, mis jätab nagu niisuguse väga hea võimaluse turgude languse korral jällegi niisuguseid ülihäid üleostu pakkumisi teha soodsate diilidega, ja kohati see teine pool, mis on investeeritud, see ongi hajutatud erinevate aktsiate vahel, et ma arvan, et Berkshire Hathaway on see aktsia, mida võid rahulikult hoida 10 aastat. Okei, ma nüüd võtan selle teisega, et pane oma raha sinna, kus su keel on, nagu, või kuidas räägitakse, nagu, et kui ma nüüd mõtlen, et mul on portfellis üks aktsia, mis on võib-olla 15% minu portfellist hetkel ja mida mul ei ole plaanis 10 aasta jooksul müüa, see on FTD kinnisvarafond, sorry. Nii on. Nii ja Balti börs versus USA aktsiad. Kummal näete suuremat potentsiaali? Võtame piiriks tänavune aasta. Kas selle aasta lõpuni või 12 kuud alates tänasest päevast? Võtame aasta lõpuni. Aasta lõpuni. Balti börs. Ja ma
ma natuke kaldun ka Balti börsi poole, et see on natuke rahulikum, et tõenäoliselt USA aktsiatel on siin tõesti võib-olla 10-15% halvimal juhul sukust rangusruumi, et kas see põrge nagu lõpus on nagu nii terav, et jõuab Baltil järgi, pigem võib-olla mitte, et rahulikum magada on täna Balti turuga. Aga ma ütleks, et kui veidi laiendada, siis võib-olla Euroopa börsid, kui oleks seda kolmanda varianti, siis nende kolmest ma valiksin Euroopa börsi ja siis Tallinna börs teisel kohal. Ja Enefit Greenist meil siin varasemalt juttu oli, aga Ignitis... Täna hüppas üles vist mingi paar protsenti, ma ei tea, kuidas nüüd, aga hommikul oli üleval. Kõik nüüd, kõigil on energiat vaja kuskil. Võetakse raha Enefit Greenist ja pannakse Ignitisesse. Tundub nii, sektor on sarnane ja miks mitte. Nii, ja viimane küsimus. Kas Balti aktsiad või Tallinna kinnisvara? Siin äkki ka võtta perspektiiv ikkagi pikemaks ja... Mis see Tallinna kinnisvara tähendab? Kas mingi Tallinna, kas ta... Võtame äkki siis niimoodi Tallinna elukondliku kinnisvara ruutmeetri hind. Aha. Ja teine oli Balti börs? Balti börs, jah. Balti börs. Seal äkki siis Balti üldine indeks? Ma usun küll, ne? Et see sõltub täitsa investorist nägemust, et ütleme, kõik see börs on väga virtuaalne, et kinnisvara on siuke käekatsutab asi, millest enamus inimesed saavad nagu paremini aru, et mis asi see on, et kohati ma võib-olla isegi eelistaks nagu siukest füüsilist asja võrrelda. Ma võin täpsustada, miks ma vastasin Balti börs, et sest elukondliku kinnisvara hind on puhas funktsioon keskmisest palgast. Ja mul kuidagi ei tundu, et 10 aasta jooksul, 10 aastat oli see perspektiiv või mis ta oli küsimuse sees, nagu, et mul kuidagi tundub, et Balti börs kasvab kiiremini kui keskmine palk Eestis 10 aasta jooksul. Mul oleks rõõm eksida. Nii, väga hea ennustused või mitte ennustused, arvamused antud. Soovitused. Ei olnud soovitused. Ei olnud soovitused. Aasta investor Lev Tolgatšov ja Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik, suur tänu teile siia meile külla tulemast. Vaatame siis, kuidas järgmised 3 kuud mängus kulgevad ja 10 aasta pärast saab siis teha kokkuvõtted ka, et ja. Kuidas läks. Saime 10 aastast eluiga garantiid, nii et väga hea. Nii et kõigile, kes siiamaani vastu pidasid veebis või ka mujal, soovime edukaid investeeringuid ja siit tõmbame otsad kokku. Aitäh! Aitäh!